ja Edmundson hästi katab palli, Piiroja teeb kaitses ka väga filigraanset tööd, Vassiljev avab ja suluseisulüpp ei tõuse, Ooper võtab palli maha, Tarmo Kink oli ka, kas Ooper lööb värava sellest olukorrast, sihib taha posti ja mööda. Super võimalus 11. minutil. No siin oli tõesti väga hea ajastus, hakkasid siin Väärisaared suluseisu tegema, aga natukene seal oli segadus siin Ooperi ja Kingi vahel, et kes nüüd seda võtma peab. Ooper ilusti tõstis käe üles ja ütles, et mina võtan ja Kink selle palliga jätab ja 17. mäng Ooperil Eesti koondise eest, aga jäi sündimata 37. värav. No ei tea, Ooperi puhul ka mõtlesin kohtumise algusest Floras, mitte Zelinski Indreku peale. No ma arvan, et Andresel on natukene vara siia tagasi tulla, et ta võiks ikka 1-2-3 aastat veel kuskil välismaal mängida. Ooper nüüd jätab hästi Kingile palli, Sander Pulis spurdib Kinki, see võtab palli endale ette. Kruglov on teise pool vaba ja nüüd sinna pall ka Kingilt tuleb. Ja Senderdust üritab ja Rikošetis ja kas tõesti puutub postiga ära. 1-0 on lähedal 12. minutil. Kruglovi Senderdus Rikošetist ja läheb värava peale. Ja et kohe ei saanud aru, kas nüüd läks posti seal ripsega või mitte. Kink pettega ja ääre peale Kruglovile läheb, näete korduses. Ja sealt 16 kasti joone pealt ja puutub Joonas Nässi ja selle nurga alt ei ole võimalik fikseerida, kas ta pall ka posti puutus, aga tõesti väga hea võimalus. Senderdus tuleb nurgalöögist ja üritatakse ette viiekasti nurka Ooperile, kes Vassiljevi nurgalööki tahtis ka edasi jätkata. Kruglov Piiroja tagasi, nüüd tasapisi sätitakse oma liinid taas paika. No siin Eesti väga hästi mängib nüüd muidugi Puri. Ja läheb ise edasi, Kink ja võtab seekord ikkagi vasakuga veab, aga liikus paremale. Jääger, veel Kink on jäänud nüüd siis mängu üles, ehitaks kauglöök tuleb ja Nielsen raskustega lükkab palli üle lati. Ja siin tõesti Kink näitab oma suurepärast vasakujalgset kahurit. Oli raskusi siin Nielsenil. On Jüri Eto eest löönud Kink korduvalt selliseid väravaid sama kauguse pealt. Hea kauglöök on Tarmo Kingil ja nüüd on paari minuti jooksul 3 head võimalust olnud Eesti koondisel ja tuleb teine nurgalöök, see tuleb nüüd teiselt poolt. Taas Vassiljev annab ja tuleb siis trutib pall värava peale ja üritab ja värava ees on pall lahti ja kas saavad eestlased sellega väravasse? Piiroja ei, tuleb 11 kastist ikkagi pall välja. No tõesti kahju, et Klaavan nüüd selle esimese madala palli peale seal oma pead vahele ei saanud, et ta oli puhtalt juba õhus, et seljas olnud ja ei lase Andresel rahulikult löögile saada. 3. nurgalöök Eesti koondisele. Ja kes muu kui Konstantin Vassiljev läheb seda andma. Taas nüüd paremalt positsiooni väljas. Aga on nüüd tegevuses tagasi ja näidatakse teile siis Brian Kerry. On olnud ka 57-aastane iirlane oma kodumaa Iirimaa koondise peatreener aastatel 2003 ja 2005. mis ei kujunenud Iirimaale kuigi edukaks. Aga paar päeva tagasi, kui õnnestus Brian Kerryga paar sõna vestelda, siis ütles, et käis siin ka 2001. aastal, kui Iirimaa koondis mängis A. Le Coq Arenal vast valminud Lilleküla staadionil. Ja näete siis Tarmo Rüütlit, kes vahetult enne seda aastake, enne seda oli esimest korda Eesti koondise peatreener, aga nüüd tuleb Eesti trahvikasti Senderdus Simon Samuelsonilt. Ja on pall ees kastis ja Edmundson lööb ja alla nurka ja 1-0. Johan Simon Edmundson viib Väärisaare koondise juhtima. Jah, et see oli nüüd tõesti šokk nüüd selgelt taevas siin, aga ütleme siin mõned minutit oli juba järjest oli Eesti tegelikult päris passiivne, et ei suudetud enam pressi teha millegipärast Väärisaarte mängijatele ja nüüd siis standardolukorrast, jätku olukorras sealt edasi löök väravale ja meie kahjuks ilusti nurka. Näete korduses esmalt karistuslöök, Piiroja lükkab selle peaga ära, aga seejärel läheb sinna 16 kasti joone lähedale, 13-14 meetri peale see pall maha ja jääb täpselt Johan Simon Edmundsonile ette ja Newcastle Unitedi noor 19-aastane ründaja vasakuga alla nurka 1-0. No see on nüüd šokk tõesti. Sest vaatame, Eesti koondis tuleb vastu rünnakule Tarmo Kink. Sest keda võita, kui mitte Väärisaarte koondis selles valiksarjas ja Ooperit otsib Kink ja nurgalöök tuleb. No Kink tegi muidugi väga hästi seal ääre peal ära oma mehele. Nüüd Ooper ja... Pakub, saab ka palli endale.
Kaimar Saag, Sander Post ja Ats Purje 16 kasti joone peal ja selles olukorras tuleb viga Kaimar Saagi vastu ja väga hea koha pealt saab Eesti koondis karistuslöögi, ehkki Atli Gregersen, pikakasvuline Väärisaarte koondise keskkaitsja, ei ole selle otsusega rahul. Šotimaa esiliigas mängib 1,94 m pikk Atli Gregersen. No võtab ikkagi kääride vahele ilusti Kaimar Saagi. Ja Vassiljevil nüüd siis võimalus. See peaks nüüd küll tema koht olema ilusti seal üle müüri keerutada. 84. minut, Väärisaarte koondis on pannud oma müüri paika. Gunnar Nielsen väravas ja palli taga Konstantin Vassiljev. Eelmisel aastal Eesti koondisest 3 väravat, see aasta ei ole veel väravat löönud. Mida teeb Vassiljev ja läheb ja posti läheb ja pall! Palju ei puudu, aga ikka on see värav liiga kitsas. Ei ole õnne tõesti täna Eestil. Vaatame uuesti, ikka ei ole see värav liiga lai. Meile sobivalt lai, posti läheb see, raksatab see löök. Aga nüüd on võimalus Dmitrijevil otse peale lüüa ja kas? Ei! Gunnar Nielsen tõrjub. 2 super võimalust, aga pall ei ole väravasse läinud. Gregersen vahel, Kink. Sander Post on ees, Kink üritab eemalt peale lüüa. Vassiljev, 87. minut. Ja nüüd on Postil võimalus. Alla ja ei saa seda jõudu sinna taha pallile. Saarte koondisel, kui palju? No ma usun, et peatreener ei pahanda ka, kui mõni mees siin kollase kaardi veel võtab või isegi punase, kui see võit nüüd ära peaks tulema. No nüüd on vastu rünnakule võimalik minna, Purje annab keskele Saagile, aga natukene passiivseks jääb see uuesti ja Saag otsustab, et on vaja ise proovida. Ja juba mitmendat korda oleme näinud, et kui isegi on seal löögi võimalusega, paar meest on sind ikka seal segamas vabalt. Oleme saanud võib-olla 2-3 lööki teha värava peale. Kas tõesti on tulemas selline külm duš? Kui valiksarja kalender loositi, siis tegelikult Eesti Jalgpalliliidus oldi väga rahul sellega, et saab alustada mängu kodus ja Väärisaartega, et nagu ütles eile ka Raio Piiroja, et saaks selle esimese võidu kätte, oleks seeme mullas. Nüüd seda seemet sinna mulda kuidagi minemas ei ole ja see on valiksarja suhtes kahtlemata miinus. Vaatame, mis sellest olukorrast Kink sendadab ja värava ette mängitakse. Värav! Kaimar Saag lööb selle värava, mida me nii ammu ootasime. Koondise karjääri teine värav, Kaimar Saag sellises kohas. Nüüd siin sai natukene peadega ping-pongi mängitud, Piiroja lükkas edasi ääre peale ja siis suurepärane senderdus muidugi Kingilt ja Saimar oli vist see Post, kes suunas siis selle palli Kaimar Saagi poole, kes siis niimoodi väikselt üle puusa kääridega käärilööki tehes tõi selle palli väravasse lõpuks ometi. Näete korduses seda värava olukorda, Piiroja väikse puutega edasi. Ei ole heas asendis Kink, aga vasakuga tsenderdus väravate läheb ja nüüd see pall sinna ette jääb ja Kaimar Saag 4-5 meetrilt. See kõks, mille pani värava ette Sander Post. Näete uuesti pikakasvune Post ja tõesti väga lähedalt. Kaimar Saag, 1-1, väga tähtis värav, usun, et tema võib-olla elu tähtsaim värav. Esimesel lisaminutil. Võtab natukene sõnatuks siin vahetuse vahele, aga 4 lisaminutit. Aega veel on, et see teine värav ka ära lüüa. Nagu näeme, on siin nüüd võimelised eksima lihtsates olukordades Väärisaarte kaitsjad ja nurgalöök järgmine. Sellises kohas endale värav lasta lisaminutil, ma usun, et praegu kaitses Väärisaarte koondisel ka. Mine tea, võib-olla keps väriseb natukene all isegi. Kindlasti väriseb. Vaatame seda nurgalööki, Vassiljev annab ja Sander Posti otsitakse, lööb Gunnar Nielsen rusikaga palli enda värava eest ära. Dmitrijev, no mängida on 2 minutit veel, oleks vaja ka see võiduvärava ära lüüa. Ats Purje ja tsenderdus läheb ja Rikošetiga on minemas värava ette ja nüüd eemalt löök, aga üle jala keerab Vassiljevil, läheb hoopis tsenderduseks päris sinna nurgalöögi lipu juurde ja Ats Purje vastu võetakse viga, nii et saame päris hea koha pealt karistuslöögi. No nüüd on Vassiljev saanud siin oma 20 korda vähemalt standardolukordadest oma jalga harjutada. Oleks vaja seda kuldset viimast sööta nüüd. Kolmas lisaminut käib, 1-1. Vaatame, mida teeb Vassiljev, mida teeb ülejäänud Eesti koondis. Vassiljev tsenderdus läheb ja piirajat otsitakse. Dmitrijev spurdib, kas jõuab pallini, üritab rünnakule Väärisaarte koondis tulla. Selles olukorras viga ei ole.
Enar Jääger uuesti 16 kasti suunas, Väärisaarte 16 kasti suunas, Kaimar Saag värava eest! Kaimar Saag värava 2-1 värava! Eesti koondis on läinud juhtima! Kaimar Saag, 2 väravat lühikese aja jooksul! Nagu oli ennem juttu, et siin vastasmeeskonnas on mängiv klubikaaslane Holst ja Kaimar Saag lõid seal omavahel käsi, kumb meeskond võidab, siis on selge, et no praeguse seisuga peaks Eesti olema. See peaks olema nüüd võit. Kõik märgid on selles suunas. Lootasime 1,5 tundi ja siis on meie päästeingel täna Kaimar Saag, 22-aastane Silkeborgi mängija. Piiroja, pall ette veel värava ette, pisikese puutega ja 2-1. Jalgpall on imeline mäng. Praktiliselt minutiga on võimalik siis pöörata kaotusest seisvõiduni. 2 väravat. No nüüd tuleb kõik jõud kokku võtta, et siin jumala eest Väärisaarel suudaks teist lüüa. Ja üritavad Väärisaared mängida värava ette uuesti Vassiljev. Nüüd on meil vastu rünnaku koht ja kiiruse peale Tarmo Kingile. Ja 4. lisaminut käib, kas tuleb ka 3-1 spordivad Saag ja King otsustab ise. Eks tahaks oma nimele ka 1 väravat. Ja aeg on läbi. Ja usun, et kui Gunnar Nielsen palli mängu paneb, siis on ka kõik. Kõlab mängukohtuniku lõpuvile. Eesti koondis on saanud need 3 punkti. Ja kui ma nüüd täpselt mäletan, siis kas see oli 88 minut või kusagil seal, kui ma ütlesin, et see seeme jääb mulda panemata, aga ta pandi. Ma arvan, et täna oli võib-olla ka kõige paadunumad Eesti jalgpallikoondise fännid olid juba usku kaotamas, aga jalgpall on imeline mäng.